Vaatame nüüd üle kahesildelised talad ja kahekorruselised postid Timber Design Add-onis. Küsimus on selles, et kuidas vardaid modelleerida, kas teha üks pikk varras ja keskele tavaline node toega või teha üks pikk varras ja keskele on-member node, see on mul sinist värvi, natuke ta kuulub selle varda peale. Siis kolmas variant on teha kaks lühikest tala ja neljas variant on teha kaks lühikest tala, aga member setiga nad ühendada. Ehk siis ma tahan näidata, mis nüansid kaasnevad erinevate lähenemistega, aga lõppude lõpuks ma tahan jõuda sinna, et parimad lahendused on üks pikk varras on member node'iga või lühikesed vardad, aga nad on member setiga kokku viidud üheks talaks. Aga kõigepealt vaatame, kuidas ma neid siia üldse tekitasin. Kustutan maha praegu need. Nii, siin on siis lihtsalt üks pikk varras, keskel on node, natuke liigutan teda, siis näete paremini. Nii, siin on ka punane node. Kopeerime mitu varianti, panen 3 korda, 2 meetrit, nii. Siis on-member node'i saame siia niimoodi, et üks variant on panna parem klõps divide member n graafiliselt või siis n intermediate nodes, saad igatpidi tükeldada ja siis siin on see create on-member node. Aga mul on see node juba olemas siin, panen 2 klõpsu peale ja node type panen on-member node ja ta kohe saab aru, et ahah, mina kuulun ilmselt vardale 2, sest see on tegelikult ainuke variant siin. Ja nüüd näeme ka, et siia tekkis sinine node. Siis kolmas varras tahaks tükeldada, jällegi variant member divide, aga, või graafiliselt on ju, aga üks variant on teha niimoodi, et valid node ja varda ja siis siin on see nupp connect selected lines, seda kasutan kõige rohkem. Nii, ja nüüd ta tegi selle vardad pooleks ja siin teen samamoodi, aga et teha member set'i, siis ma valin mõlemad vardad, parem klõps, members ja create member set. Ja nüüd ma panen design properties'e peale, siis Timber Designi asjad nüüd hakkavad sellele member set'ile korraga töötama, korraga mõjuma, et ma ei saa neid vardaid nagu eraldi käsitleda, vaid see on nüüd üks 10-meetrine pikk tala. Vot, ja siin on siis näha ka, et tekkis selline punktiirjoon talle ümber. Nii, ja ma lähen tagasi algsesse mudelisse. Ja vaatame siis korra sisse, et kuidas mingi versioon töötab. Kõigepealt siis üks pikk varras, vaatame sisse. Siit algab siis Timber Designi osa. Kõigepealt vaatame efektiivpikkuseid, panen edit, nodal supports ja siin nüüd tekib see probleem, et kuna siin on varda peal on suvaline punane tavaline node, siis Timber Design Add-on ei oska sellega arvestada, ta ei leia üles seda lihtsalt. Ma panen see intermediate nodes aktiivseks, tekitan uue rea isegi, eks, siis ja üritan valida seda nodet, panen okei. Ta lihtsalt ei tuvasta seda ja ongi kõik. Ehk siis ma ei saa näiteks panna siia kiive vastu pöördumist takistavat või nagu väändumist takistavat tuge või ja nii edasi, eks. Et see on probleem. Nii et ma ei saa korrektselt ja mõtle, kui mul on post samasugune, eks, siis ma ei saa talle näiteks külgsuunas vahetuge panna, et nõrgemas suunas nõtkepikkust poole väiksemaks saada. Et sellised probleemid tekivad ühe pika vardaga. Nii, lähme siit välja. Mis veel võib olla? Design supports. Ma ei saa siia keskele risti kihti muljumise jaoks tuge panna. Ja lisaks sellele, et ma ei saa seda teha, siis ta võtab piir läbipainde arvutamiseks terve varda pikkuse
aga tegelikult peaks olema ju sillete järgi ikkagi, eks. Et mul on pool ja pool, siis ma pean käsitsi üle selle kirjutama, eks. Ehk siis läbipained ei tööta automaatselt õigesti ja ma ei saa sisemist ristikihti puljumistuge ka panna. Jälle, ehk siis 3 probleemi juba. okei, cancel. Järgmine variant, üks pikk varras, sama olukord, aga meil on nüüd on member node keskel. vaatame sisse. Design types. nii, ja nüüd näeme, et näete, ta on vaprasti keskmise toe ära tuvastanud ja ma saan nüüd siia erinevaid neid stabiilsus nii-öelda tingimusi panna. ja näete ka siin, ta on 2 nõtke pikkust tekitanud ühes suunas näiteks. ja samamoodi ka kiived on 2 jaotanud. kui ma panen absolute value's, siis näeme, et 5 meetrit, 5, 5, 5 ja ühtepidi on 10, eks. et noh, vastavalt sellele, mis sa siin vajutanud oled, kui ma panen selle linnukese peale, siis on nõtkepikkused ka samad, aga noh, see on tala, eks, talaga ja mul ei ole survejõudu, siis järelikult need tegelikult hetkel ei mõjuta mitte midagi. aga kiivet küll mõjutab see, mis ma siia defineerin. näiteks kui ma võtan selle keskmise toe, siis vääntetoe ära, siis ta võib-olla sellel analüütilisel versioonil äkki isegi ei mõjuta tulemusi, et need siin ma peaks käsitsi muutma kiive pikkust, aga kui mul on see eigenvalue method peal, siis kindlasti see mõjutab stabiilsuse tulemusi, sellepärast et kui tala saab ikkagi pöörduda keskel, siis see on halvem olukord kui see, et ta ei saa. ehk siis nagu näete, siis see on-member node võimaldab meil nii talade kui postide stabiilsust korrektselt siin vahetoel lahendada. vaatame edasi. Design supports. nüüd on mul võimalik keskele panna design support at internal node. Timber inner support, vaatame sisse. ja näete, siin on vahetugi ristikihti muljumise jaoks. eks vahetugi ju töötab natuke teistmoodi kui otsatugi standardi järgi. et näiteks see toe pikkus, muidu kui sul on otsatugi, siis siin on otsatoe pikkus pluss 30 millimeetrit, aga kui sul on vahetugi, siis on pluss 30 2 korda, ehk siis natuke teistmoodi toimib. ja nüüd ka on näha, et kasutuspiirseisundis piirläbipainde arvutamiseks kasutatud pikkused, silded on õiged automaatselt 5+5. ehk siis nüüd toimib asi korrektselt. nii et see on siis korrektne variant 1 Timber disaini jaoks. siis vaatame kolmandat varianti, tegin pooleks 2 varrast ja nüüd on siin keskel on tavaline node. see ei saa olla on-member node, sest ta ei ole on-member, ta on member'ide otsas. ja nüüd on see küsimus, et hakkan nüüd setting uid talle panema. vaatame efektiivpikkused, eks, ja nüüd ma peaks mõlemale talale eraldi panema efektiivpikkusi. ehk siis, kui ma nüüd ütleme, et võib-olla siin tala puhul ei olegi see nii suur probleem, aga mõtle, kui see on post, eks, et ta on 2-korruseline ja ma peaks hakkama mõlemale korrusele eraldi nõtkepikkuseid panema, et või siis see on mingisugune kõrge post, millel on üks vahetugi keskel, aga üldiselt töötab ikkagi terves pikkuses. ja siis ma peaks hakkama käsitsi siin nõtkepikkust 2 korda suurendama ühes suunas ja teises suunas ühe peale jätma. ja noh, seda on nagu raske, lihtne vigu teha niimoodi, ütleme niimoodi. ja samamoodi jällegi design supports, et antud juhul ta küll läbipainde jaoks saab aru, et ta on 5-meetrise sildega varras, arvutab läbipainde õigesti, aga jällegi need ristikihti muljumised toed, et nendega tekib probleem, et meil on siin ju see sisemine tugi tegelikult, aga ta vaatab seda kui otsatuge, ehk siis design support'i ristikihti muljumise tulemus ei tule lihtsalt õige. nii et ainuke asi, mis siin selles lahenduses kolmandas on okei, on see,
et läbipaine tuleb õige numbri järgi, õige silde pikkuse järgi, aga jällegi stabiilsust ja ristikihti muljumist ei saa õigesti. Ja viimane variant on 2 varrast, 2 tükki, aga tegime ta member set'iks. Ja kui ma vajutan selle member set'i peale siin, siis me näeme, et efektiivpikkused muideks kanduvad üle ka, et kui ma siin on-member node'iga, mis on siis üks pikk varras ja vahel on on-member node, et kui ma siin panin efektiivpikkuste seadistused paika, siis näete, siin on see külgtugi või see nii-öelda pöördumist takistav tugi, eks, siis ma saan tegelikult seda sama setting ut kasutada member set'il ka, kuigi ta on 2 vardast koosnev, ei ole üks pikk varras, siis noh, Timber disaini jaoks on see member set'iga ühendatud 2 varrast on sisuliselt identne sellele lahendusele, kui sul on üks pikk varras ja nodes on member või on member node siis. nii, ma lähen tagasi siia member set'i sisse ja vaatame seda efektiivpikkust osa. nii, ja nüüd siin on näha ka, et see pikk varras siin kasutab sama setting ut, siis ta ilmub ka siia. ja jällegi ta saab aru, et tal on vahetugi, et võib-olla kui sa täiesti nullist mudeli teed, siis ta alguses ei saa. proovime niimoodi, ma teen uue efektiivpikkuse. Lähen siia, näete nüüd on see vahetugi siit puudu, eks. ma saan teha niimoodi, et ma lähen siia, select member or member set, valin selle member set'i ja nüüd ta tekitab selle vahetoe mulle ka siin. ja nüüd ma saan panna siis lukku külgsuunas ja nii edasi, eks. ja jällegi toed, ma saan panna välimisi tugesid, ma saan panna selle sisemise toe siia, kuigi ta on jah tükeldatud, eks, aga member set'iga tagasi kokku tuues on ikkagi võimalik jällegi korrektselt sisemine tugi ka panna. ja läbipainded samamoodi saab aru, et sisemine tugi on järelikult tuleb 10 meetrit pooleks jagada. ja siis ongi piirläbipaine tuleb kenasti 5 meetri järgi. nii et need on need põhjused, miks on member node'iga pikk varras õige lahendus ja miks on tükeldatud varras vaja member set'iks tagasi kokku tuua, et saaks õigesti Timber disaini kasutada. nii, ja võib-olla teeme ühe sellise, save in selle ümber posti failiks. paneme postid. On-member node'iga on üks tore asi veel, et kuna ta on vardaga seotud, siis näiteks kui ma nihutan seda punkti siin, siis see on-member node liigub kaasa, aga samas kui ma seda 2 varda üheks tehtud member set'i oma, siis näete, see node ei liigu kaasa. et teatud olukordades on hea, kui see node liigub kaasa ja teatud olukordades on hea, kui ta ei liigu. ja seda saab alati muuta ka. näiteks kui ma ei taha, et see node siin liiguks kaasa, siis ma saan ta muuta tavaliseks standardnodeks tagasi. ja vastupidi, kui ma tahan, et ta jälle hakkaks liikuma, siis ma panen ta on-member node'iks tagasi. ja minnes nüüd postide peale, siis teeme sellist nalja, et muudame koordinaate, paneme 6 meetri kõrguseks x0. valesti tegin. X on ju -5 ja 6 meetri kõrgune. nii, ja siin ka näeme, et on-member node tuli ise kaasa, aga need teised ei tulnud. eks selle ma pean nüüd käsitsi siia varda keskele tõstma, eeldades, et siin need snap setting ud on õiged. siis selle teeme teise varda node koordinaatide järgi korda. midagi tegin valesti. pidin panema
võtan sellest nodest X koordinaadi ja võtan sellest nodest Z koordinaadi. Nii, nüüd on õige ja siin pean samamoodi tegema. Võtan siit X koordinaadi ja võtan siit Z koordinaadi, nüüd ta läheb paika. Neid tugesid meil tegelikult enam vaja pole. Ja tahtsin seda näidata, et siin on visibility settingud ja kui ma panen types for members või tähendab timber design ja member effective lengths ma panen sisse, siis näete, siin on väike spikker ka. Siin on see üks pikkvarraseks, siin ma ei saa nõtkele nõrgemas suunas näiteks või ühes suunas nõtkele külg tuge panna, ta lihtsalt ei võimalda seda timber disaini jaoks. Siin on mul see sinine on member node, näete, siin on see külgtugi olemas, teeb efektiivpikkuse pooleks kenasti ja kui ma vaatan descriptions on, praegu on factors, aga vaatame, paneme lengths pikkused, siis näitab, et Z-suunas on 3 meetrit, L critical Z nõtkepikkus 3 meetrit, üleval ka 3, aga L critical Y on 6 meetrit, ehk siis selgelt ühes suunas on terves pikkuses nõtke ja teises suunas on pooles pikkuses. Siis siin on 2 varrast, jällegi ma ei saa või no ma saan panna külgtuge, aga seda on hästi ebameeldiv. Need tulemusi on imelik jälgida ja üldse on hästi lihtne vigu teha. No näiteks siin ongi praegu, kõik on 3 meetri järgi, siis ma peaks minema ekstra ja panema siin käsitsi, et kasuta 2-kordset nõtkepikkust, et ta võtaks terve posti osa stabiilsuse arvesse. Aga noh, jällegi, see on selline ümber nurga lahendus, ei ole eriti hea ja kui see node ei ole näiteks keskel, vaid on 4 meetri peal, siis sa peaks panema ju 1,67 alumisele nõtketeguriks ja ülemisele 0,67. Ja noh, vaata siis tekivad sellised väga veidrad olukorrad, kus pead käsitsi mingeid naljakaid arvutusi tegema ja nõtkepikkusi sättima ja nii edasi, eks, aga samas siin toimib see automaatselt, näiteks, et kui ma on member node'i liigutan 75% peale, näete siis nõtkepikkus 4,5 ja nõtkepikkus 1,5, ehk siis automaatika toimib õigesti. Ja on member või see siis, kus on 2 varrast member set'iks tehtud, see on ka tark, samamoodi nagu see on member node lahendus. Näeme siin, et nõtkepikkus on 3 meetrit, üleval all ka ja siis ümber Y-telje on 6 ja kui ma nüüd seda node siin liigutan, panen 4 meetrit näiteks või 4 meetri kõrgusele seti, siis jällegi üleval on nüüd 2 nõtkepikkus ja all on 4 meetrit. Ehk siis jällegi see automaatika toimib õigesti. Nii et ka postide puhul ilmselgelt peab kasutama on member node'iga pikka varrast või tükeldatud varraste varianti, mis on tehtud tagasi üheks member seti abil. Vot, nii et edukat kasutamist teile!